1917. ja 18. õppeaasta oli Vasse Nursi algkooli õpetajaks Robert Leiman. Tema oli aktiivne seltskonnategelane. Õpetaja Leimani ajal sai loodud Nursi Rahvaraamatukogu selts ja asutatud raamatukogu. Nursi Rahvaraamatukogu selts töötas kuni sõjaväe sissetulekuni. Kohaliku rahva poolt sai raamatud hävitatud või laiali kantud. Uuesti asutati Nursi Rahvaraamatukogu selts 24. märtsil 1921. aastal Vana Nursi härrastemajas. Seal asus ka Nursi algkool. Raamatukogu sai annetusena 200 raamatut. Nursi Rahvaraamatukogu seltsi asutaja liikmeteks olid Eher Jaan, Viin Artur, Häide Oskar, Põder Jaan. Koostati põhikiri, mis kinnitati Võru maakonna valitsuses. Asutajad kutsusid kokku üldkoosoleku, kus valiti juhatus. Võeti kasutusele pitsat. Raamatuid laenutati ainult seltsi liikmetele, kes tasusid liikmemaksu. Iseseisva Eesti riigi tekkimine mõjus soodsalt kultuuri arengule. Kujunes rahvuslik koolivõrk. Eesti keel muudeti riigikeeleks. Muusikaalal jätkus laulu- ja mängukooride tegevus. Arenes seltsielu. Eesti Vabariigi ajal asutati palju uusi koore. Nursi Rahvaraamatukogu seltsi laulukoor asutati 1922. Sõjaväest samal aastal vabanenud Jaan Häide hakkas aktiivselt osa võtma kohalikust seltskondlikust elust, eriti muusika, laulu- ja lavategevuse arendamisest. Laulukooriga hakkas Jaan Häide tegutsema juba 1925 kuni 1926 aasta. On teada, et Nursi uue koolimaja pidulikust sissepühitsemisest 27. veebruar 1927 aasta võttis Jaan oma kooriga osa. Ta mängis ka orkestris. Nursi Rahvaraamatukogu koore oli 2, sega- ja meeskoor. Näitlejana võttis Jaan Häide seltsielust osa juba 1917. aastal. See on enne sõjaväeteenistust. 1946 kuni 1949 juhatas Jaan Häide laulukoori. Nursi 21-liikmeline segakoor võttis osa 12. üldlaulupeost 1947. aastal. Jaan Häide töötas ka Nursi rahvamaja juhatajana. Juhataja kohal töötas Jaan ka rasketel aegadel. Märtsis 1950 toimus kurikuulus EKP KK 13. pleenum. Hakati otsima Nõukogude korra verivaenlasi ja kodanlikke natsionaliste. Toimus ulatuslik raamatute hävitamine raamatukogudes. Rahvamaja töös nõuti ideoloogiliste loengute pidamist, loosungite, plakatite, vitriinide paigutamist asutustesse, agiitbrigaadide esinemisi ja muid kampaanialikke üritusi. Rahvamajal polnud siis ruume. Ringide töö toimus koolimajas. 1951. aastal rahvamajade ülevaatusaktis seisab, et Nursi rahvamaja töötas 6 kunstilise isetegevuse kollektiivi kokku 73 osavõtjaga. Kuni 1955. aastani on töötanud raamatukogus mitmed inimesed. 1955. aastast asus tööle Hilja Rannamets. Tal ei olnud kultuuritöötaja kutset. Kohe alguses nägi ta, et üksi ei jõua kaugele. Seepärast oli tema üheks esimeseks suureks mureks koondada raamatukogu ümber lai aktiiv, kes aitas läbi viia mitmesuguseid üritusi. See polnud sugugi lihtne asi. Ühel ei piisanud aega, teine keeldus esmalt tõrksalt. Hilja Rannamets jõudis nii kaugele, et raamatukogu pakkus mitmesuguseid temaatilisi õhtuid, kirjandusõhtuid, üritusi lastele, neid alati huvitavas vormis.
koos sobivate isetegevuslike ettekannete, viktoriinide ja raamatunäitustega. Vastsenursi 7-klassilise kooli pedagoogide pere ei keeldunud kunagi abist oma endisele kaastöötajale. Tema töökoht ei olnud ainult 4 seina vahel. Ta kandis kirjavara traktoristide ühiselamusse, töö juurde ja vanakeste juurde. 1962. aastal tunnistas Eesti NSV Kultuuriministeerium, et Nursi raamatukogu on kõrge nimetuse eesrindlik raamatukogu vääriline. Kohalik kultuurielu oli koondunud raamatukogu ümber. Hilja Rannamets on öelnud, et teha on veel palju. Rohkem peab kasutama aktivistide abi. Ühiselt puhume ehk ka rahvamaja ringidel elu sisse, arvas Hilja Rannamets. Aunimetus kohustab. Nursi raamatukogu on külastanud mitmed tuntud lastekirjanik Erika Esop, Harri Jõgisalu, Ott Arder. Raamatukogu käsutuses oli aastakümneid üks ainus 25 ruutmeetri suurune ruum. Mina, Sirje Saarnid, asusin Nursi raamatukogus tööle 4. jaanuar 1988. aastal. Tööle asudes ei omanud ka mina raamatukogunduslikku haridust. Iga algus on raske, kuid julge pealehakkamine on pool võitu. Suureks abiks olid töösse sisseelamiseks endine raamatukogu juhataja Hilja Rannamets, metoodik Armilda Kanep ja Võru Keskraamatukogu endine direktor Eha Tillmann. Igapäevane töö laabus üsna hästi. Väikseid apse tuli ette aastaaruandega. Mõningad arvud ei läinud Keskraamatukogu arvudega klappima. 1991. aastani kuulusid raamatukogud Võru kultuuriosakonna alla ja 1991. aastast läksid raamatukogud valdade alluvusse. 1990. aasta suvel hakati remontima 2-toalist korterit raamatukogu uuteks ruumideks. Uute ruumide avamine toimus 16. detsember 1999. Raamatukogu sai avarama ja valgema ruumi. 2000. aasta lõpupoole levisid jutud sidejaoskondade sulgemisest ning postipunktide loomisest raamatukogudesse. Postipunkt tuligi raamatukogusse 2001. aasta jaanuarist. Algul oli väga raske tööd jagada. Raskusi oli sularahaga arveldamises, postipunktis ei olnud vahetusraha. 2001. aasta kevadel tuli vallavanem Kalvi Kõva sellise ideega välja, et raamatukogu peaks asuma koolimajas. Koolimaja sai siis küla keskuseks, kus asuvad kool, raamatukogu ja postipunkt. Mais 2001 hakkas koolimajas toimuma remont uue ruumi jaoks ja 22. augustis 2001 kolis raamatukogu koolimajja. Koolimajja kolides lisandus ka kooliraamatukogu töö. Õpetajad, õpilased ja külarahvas on võtnud omaks raamatukogu asukoha koolimajas ehk praeguses Nursi küla keskuses. 1945. aasta 28. detsembri varahommikul kell 5 algas rünnak Lükka punkrile. Punkri ründamiseks oli kohale toodud Võrus paiknenud NKTV väriväeosa 4. laskurrood. Tavaliselt Nõukogude julgeolekuväed metsas asuvaid punkreid öösel ei rünnanud. Punkris viibis sel ööl 12 metsavenda. Mõned mehed olid jõuludeks koju või sugulaste tuttavate poole läinud. Nii ei viibinud punkris alalisest elanikest Kalju Kirbits ja võib-olla ka veel mõni mees. Samas oli teisel jõulupuhal punkrisse tulnud veel 2 metsavenda Vaabinast. Ainult Harald Keem, hüüdnimega Ätt, oli üleval, küttis ahju, istus laua ääres ja luges. Ta oli raadio sisse lülitanud ja nii visati aknast sisse käsigranaat. Granaadi plahvatusest või tulistamisest sai punkris surma ka Vambola Lukk ja veel üks metsavend. Ülejäänud metsavennad haarasid relvad ja jooksid või roomasid punkrist välja ning avasid piirajate pihta tule. Haarangulised olid paigutatud poolkaares punkri uksepoolsele küljele
ja võtsid punkrist väljujad vastu tiheda tulega. Varsti oli punker üleni leekides ning muutis metsaaluse valgeks nagu päeval. Lükapunkri hävitamise kohta võib ka lugeda NKVD Võrumaa osakonnas 29. detsembril 1945 koostatud aktist. Ja juba 1950. aastatel nägid juhuslikult sinna sattunud jahimehed kunagise sündmuse tõestusena samblast tuttavaid põllenud palgiotsi. Ja nad hakkasid nagu seda punkri kohta ikka uurima, aga ikka oli ka tulutult. Ja see võttis ikka mitmeid aastaid, kuni 2008. aasta kevadtalvel kohtusid Võrus Kalju Aarop, Mango Daniel ja Mart Roos. Selleks ajaks oli Valev Kaskal sündinud mõte püstitada mälestuskivi lükkapunkris langenud metsavendadele, aga punkri koht oli ikka veel leidmata. Mitme erineva meeskonnaga tegi Mart Roos 2008. aasta suve jooksul otsimiskäiku, küll võeti appi metalliotsija ja 3. käigul siis ikka leiti tühjad padrunikestad. Ja Valev Kaska oli juba organiseerinud selle mälestuskivi valmistamise ja nad tahtsid sinna metsavenna punkri ligidale ühte maja juurde panna selle kivi üles, aga praegune maja omanik ei olnud sellega nõus. Ja siis ei jäänud nagu muud üle, kui panna see kivi siia selle lükka teeotsale Võru-Valga maantee äärde. Ja selle kivi avamisega tuli ka mõte teha siia külakeskusesse see metsavenna tuba, mis leitud esemed sealt punkri kohast. Ja see metsavenna tuba sai teoks 2010. aasta maikuus. Ja seda tuba saab külastada raamatukogu lahtioleku aegadel. Ja siin on ka fotonäitus, et siin on näha punkri taastamise, see punker oli maapealne ja punkri taastamise töid ja kes siis aitasid seda punkrit üles panna. Ja need mälestushetked siis ka kivi juures ja punkri juures ja iga aasta toimub see mälestuspäev 28. detsembril. Ükskõik mis päev see on ja toimub algul matk sinna punkri juurde ja hiljem siis on see mälestushetk seal kivi juures ja siis on see vestlusring meil siin külakeskuses. Head Eesti raamatuaastat Nursipalu raamatukogust!